Tere tulemast tutvuma Võtta taotleja juhendmaterjaliga. Selle video eesmärk on aidata üliõpilastel saada ülevaade kõigist peamistest Võtta teemadest, et olla paremini ettevalmistatud Võtta koostamiseks ja esitamiseks. Võtta on protsess, mis lihtsustatult tähendab seda, et varasemalt omandatud teadmisi ja kogemusest õppimist on võimalik õppekava täitmisel arvestada, et vältida juba õpitu taasõppimist. Võtta eesmärgiks on muuta nähtavaks ja väärtustada kõiki inimese teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist. Arvestamisel lähtutakse omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste sisulisest sobivusest. Alustame Võtta põhimõtetest. Järgnevalt toome välja kõige olulisema, mida Võtta kohta teada. Esiteks, Võtta ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine tähendab seda, et kui üliõpilasel on varasem kogemus, mis sisult vastab mõnele ainele ülikoolis, ei pea seda ainet uuesti läbima. Aga siin on oluline rõhk just sisulisel kattuvusel, mitte sellel, kus õpiti või mida tehti, vaid mida sellest kogemusest õpiti. Hinnatakse mitte kogemust kui sellist, vaid teadmisi, oskusi ja pädevusi, mida selle käigus omandati. Võtta puhul on oluline, et omandatud teadmised ja oskused vastaksid aine, mida soovitakse Võttaga arvestada, õpiväljunditele. Ainete puhul ei ole ajalist aegumist, aga sisu võib ajaga muutuda, ehk mida vanem kogemus, seda põhjalikumalt tuleb selle vastavust hinnata. Humanitaarteaduste instituudi õppekavade puhul puudutab see sisuline aegumine kõige sagedamini õpetajakoolituse aineid, mida Haridusteaduste Instituut pidevalt uuendab ja mille aine õpiväljundid vastavalt sellele ka pidevalt muutuvad. Seega, kui aine on kuulatud umbes 10 aastat tagasi, siis võib olla üsna kindel, et taotlejal tuleb teha põhjalik eneseanalüüs koos näidete ja tõendusmaterjalidega, kuidas õpiväljundid saavutatud on. Võtta puhul on ka mõned eripärad. Näiteks võib taotlust esitada ainult nendele ainetele, kuhu ei ole registreeritud. Kui üliõpilane on aine oma õpingukavva lisanud või ta on seda juba kord kuulanud, aga pole saanud positiivset tulemust, siis tuleb aine ikkagi sooritada või uuesti kuulata. Võtta tähtajad. Võtta võib üliõpilane õisis koostada ja esitada endale sobival ajal. See aga ei tähenda seda, et see pärast esitamist kohe menetlusse võetakse. Võtta esitamiseks on ülikool määranud 2 aega, sügissemestri vahenädala lõpu ja kevadsemestri vahenädalal lõpu kuupäevad. Võtta esitatakse 1 semester ette, ehk ainele, mida loetakse kevadsemestril, tuleb Võtta esitada hiljemalt sügissemestri vahenädala lõpuks. Erandiks on esimese õppeaasta esimesel semestril õppivad üliõpilased, kes on varasemalt sooritanud aineid, mis algavad kohe sügisel. Need Võtta avaldused tuleb esitada hiljemalt sügissemestri eelnädala lõpuks ning need taotlused hinnatakse 2 nädala jooksul. Mahukamate taotluste või lisamaterjalide nõude korral on hindajatel õigus otsustamise aega pikendada, teavitades sellest taotlejat. Vajadusel saadetakse Võtta tagasi koostamisele ja palutakse seda täiendada, näiteks kui üliõpilane on unustanud lisada vajalikud dokumendid või muud sellist. Võtta hinnatakse semestri lõpuks. Taotluse ja vajaliku lisamaterjali kokkupanemine ning esitamine on taotleja vastutus ja ülesanne. Kõik Võtta taotlused vaadatakse läbi instituudi Võtta komisjoni poolt ning hinnatakse koostöös õppejõu või õppekavajuhiga. Selleks, et Võtta hindamine toimuks võimalikult sujuvalt, tuleb järgida juhiseid, mis on leitavad ülikooli kodulehelt ja õppekorralduse eeskirjast. Kust neid juhendeid täpsemalt leida, vaatame natuke hiljem. Kui soovite Võtta abil oma varasemaid kogemusi õppekava täitmisel kasutada, tuleb teada, mida mille asemel arvestada saab. Tallinna Ülikoolis saab varasemaid sooritusi või kogemusi kasutada nii kohustusliku aine, valikaine kui ka vabaaine arvestamiseks. Sama kõrgharidusastme varasemaid õpinguid saab arvestada kohustusliku, valik või vabaainena, sõltuvalt sellest, millise konkreetse ainega see sisuliselt sobib. Eelmise kõrgharidusastme aineid saab kasutada vaba- või valikainetena, kuid ainult mahus, mis ületas eelmises õppekavas nõutud ainepunktide arvu. Näiteks, kui õppisite bakalaureusõppes 180 ainepunkti asemel 186 ainepunkti ja magistrikavas on 1 vaba aine, mahuga 6 ainepunkti, on võimalik need 6 punkti, mis bakalaureus'es rohkem õpiti, Võttaga magistriõpingutesse üle kanda. Täienduskoolitus ja töökogemus võivad olla aluseks nii kohustusliku, valik- kui ka vabaaine arvestamisel. Muu elukogemus, aga ainult kohustusliku aine arvestamiseks.
Vaba-aineid saab asendada kõige paindlikumalt, sisuline kattuvus ei ole nõutud. Lisaks saab valik või vaba-aineteks arvestada ka osalemist üliõpilasesinduses või õpilasakadeemias. Ja veel, elu ei saa võtta ka bakalaureusõppest magistriõppesse üle kanda, vaid see tuleb igal tasemel uuesti sooritada. Juhul, kui elu on sooritatud samal õppetasemel, saab selle üle kanda. Kui aga üliõpilane soovib elu arvestada varasema kogemusega, siis tuleb silmas pidada, et elu arvestamine käib eraldi juhendi alusel. Juhendi leiate võtta kodulehelt. Nüüd vaatame, kust leida Tallinna Ülikooli õisist juhend, mis aitab teil võtta taotlust koostada. Kõigepealt avage õisi avaleht. Selleks ei ole vaja sisse logida. Vasakust servast leiate menüü, kus alt teine valik on õisi juhendid. Klõpsake sellel. See link viib teid edasi Tallinna Ülikooli kodulehele. Seal avaneb leht, mille pealkirjaks on õppeinfosüsteem õis. Valige sealt õppijate õis 2 töökohajuhendid. Seejärel kerige veidi allapoole, leidke alapealkiri võtta taotluse esitamine ning vajutage sellele. Nüüd avaneb võtta koostamise juhend. Palun lugege see hoolikalt läbi, sest enne taotluse täitmist tuleks kindlaks teha, millist tüüpi võtta on vaja esitada. Võtta taotlusi on 3 liiki, välisaine, kui soovite arvestada mõnes teises kõrgkoolis sooritatud ainet. TLÜ aine, kui aine on tehtud Tallinna Ülikoolis, näiteks avatud akadeemias või kui olete varasemalt Tallinna Ülikoolis õppinud. TLÜ aineks peavad valima ka need õppijad, kes olles üliõpilaste nimekirjas, on pidanud aine sooritama läbi avatud akadeemia, kuna ei saanud kohustusliku aine teistkordsel kuulamisel positiivset tulemust ja aine kuulamine muutus tasuliseks. Kombineeritud võtta, kui soovite taotleda aine arvestamist näiteks koolituste, töökogemuse või muu mitteformaalse õppe põhjal. Seejärel tuleb teil täita kõik nõutud väljad, märkida, millist ainet soovite asendada ja mille alusel seda soovite teha. Vajadusel lisage tõendid, tunnistused ning eneseanalüüs, kuidas varasem kogemus kattub ülekantava aine sisuga. Kõik Tallinna Ülikoolis kuulatud ained on õisis olemas, nende ülekandmisel ei ole vaja eraldi varasemate õpingute väljavõtet lisada. Teistes ülikoolides kuulatud ainete puhul tuleb lisada nii õpisoorituse väljavõte kui ka nende ainete ainekaardid, kust on näha aine sisu ja õpiväljundid. Kui kõik andmed on sisestatud ja vajalikud failid lisatud, ärge unustage vajutada nuppu salvesta ja esita. Ainult sel juhul jõuab taotlus ülikoolile hindamiseks. Võtta taotluse esitamine on tasuline. Tasu ei pea maksma Tallinna Ülikooli tasemeõppes sooritatud ainete ja mikrokraadide arvestamise puhul. Tasuta on ka erialase inglise keele võtta, kui õppija on sooritanud rahvusvahelise tasemeeksami või tema varasemad õpingud olid täielikult inglise keeles. Inglise keele võttaga ülekandmise kohta leiate täiendavat infot samuti ülikooli kodulehelt. Teistes ülikoolides sooritatud ainete ülekandmisel või töökogemuse arvestamisel tuleb tasuda 12 eurot ühe ainepunkti kohta. See tähendab, et kui soovite kanda teisest ülikoolist üle aine või aineid, mis asendavad teie õppekavas ühte 6-punktist ainet, tuleb selle eest tasuda kokku 72 eurot. Arve ainepunktide eest tuleb õisi ja võtta võetakse menetlusse siis, kui arve on tasutud. Kui võtta taotlemine tundub ikka veel keeruline, siis tutvuge palun ülikooli võtta lehel oleva juhendmaterjaliga. Sellest juhendmaterjalist leiate kogu olulise info võtta kohta. Eriti kasulik on see materjal neile, kes soovivad esitada kombineeritud võtta, kuhu tuleb lisada eneseanalüüs. Tegemist on interaktiivse õppematerjaliga, kus leidub nii videomaterjali, näiteid, kuidas võtad koostada, millele koostamisel tähelepanu pöörata ning ka enesekontrolli harjutusi. Lõpetuseks. Võtta on protsess, mis tähendab seda, et varasemalt omandatud teadmisi, oskusi ja kogemusest õppimist on võimalik õppekava täitmisel arvestada, et vältida juba õpitu taasõppimist. Võtta on võimalus, mitte kohustus. Mõnikord on just uue õppimine või vanade teadmiste värskendamine see, mis annab õppimisele värske hoo ja loob uusi tähendusi. Taotluse ja vajaliku lisamaterjali kokkupanemine ning esitamine on taotleja vastutus ja ülesanne. Võtta alusel saab arvestada ainult neid kogemusi ja teadmisi, mis sisuliselt vastavad konkreetse aine õpiväljunditele.
Enne avalduse esitamist veenduge, et varasem kogemus on piisaval määral säilinud, vastab sisult, tasemelt, ulatuselt, ajakohasuselt ja mahult õppeaine eesmärkidele ja õpiväljunditele ning on tõendusdokumentidega tõendatav. Kui kattuvus on osaline, saab mõnel juhul aine osaliselt sooritada kokkuleppel õppejõuga. Sellisel juhul võtat ei esitata, vaid sõlmitakse õppejõuga kirjalik kokkulepe, mille vorm on leitav kodulehelt. Võta ei ole ainult vorm ega protseduur, see on võimalus väärtustada oma senist teekonda. Kui teile tundub, et see võiks aidata teil edasi liikuda mõtestatult ja teadlikult, siis ärge kartke seda sammu astuda. Soovime teile usku oma kogemustesse, kindlust valikutesse ja head jätkuvat õppimist.